Ma mäletan seda organiseerimist ja minekut justkui eilset päeva. Mina Hispaania treeninglaagrisse nagu ei ole võimalik. Mitte kuskilt, lihtsalt tulen ja lähme teeme ära. Kui sind ümbritsevad inimesed, kes sinusse usuvad rohkemgi vahepeal kui sa ise ja sul leidub hunnikute viisi tahtejõudu, siis ongi kõik võimalik. Toona uskus minusse Aigar Üts ja pakkus välja, et lähme teeme ära. Ja palun väga, samal aastal saavutasingi Eesti meistritiitli. Sellele treeninglaagrile eelnes küll 5 aastat metsikult tööd ja vaeva, aga tänaseks ma tean ja ma usun, et täpselt seda Hispaania treeninglaagrit oligi mul vaja, et saavutada Eesti meistritiitel. Tänaseks on minu lugu purgis, aga ma soovin kõige enam edasi anda oma kogemusi, oma teadmisi, sest ma tean, mis tunne on alustada täiesti nullist ja võib-olla mis vigu mitte teha, mida saaks paremini, kiiremini õppida, kui mina tegin seda 5 aastaga. Ja ma tahan anda seda tunnet edasi, mis ma sain, kui ma lõppude lõpuks saavutasin selle Eesti meistritiitli. Mulle on alati meeldinud teha asju, mis tunduvad alul võib-olla liiga crazy'd, et üldse neid teostada. Aga just need ettevõtmised ongi kõige õigemad ja just neid tulebki täide viia. Aga nüüd, mu kallid daamid ja härrad, hoidke oma piibud ja prillid. 551 MX Hispaania treeninglaagri esimene osa on teie ees. Kogu selle treeninglaagri organiseerimine algas siis meil 2024 sügisel, ehk siis kergelt öeldes pool aastat ennem. Ja ütleme nii, et seal oli väga palju videokõnesid pillakatega, absoluutselt alustades söögi organiseerimistest kuni päeva siis nagu graafikuteni välja. Ükskõik kui hästi me ka ei organiseerinud kõike, siis viimasel hetkel tuli ikkagi meile üks väga suur probleem, mille me õnneks suutsime lahendada. Täpsemini siis Martin leidis lahenduse, ehk siis Iveco esinduse Tartus, kes tuli ja aitas meid välja sellisest probleemist, nagu et meil oli tegelikult täiesti olemas isik, kes meile rendib bussi selle tripi jaoks, aga ta teatas meile kergelt 4 päeva enne reisi algust, et kahjuks seda bussi enam ei ole võimalik rentida. Kas me saime bussi või? Oi, kohe saame sooja. No võt, kutid, vaadake kurat pill. Sellega lähme sõidame ära küll ja Ossa õhu, teist ongi, opa. Täis rekajuht ju. Ongi kõige tule. No mõnus. Manuel on. Ei ole hullu, sott 40-ga kogu aeg. Kino. Kui buss oli edukalt kätte saadud, suundusin mina Baltair Eesti Tartu esindusse, et haarata sealt kaasa meile tellitud siis täpselt vajalikud rehvid, et need ruttu veel ennem paigaldada, kui möödamaa transport stardib minema. Kõikide sõitjate ja ka tavareisijate
Stuff sai siis toodud meile ja algas väga kõva pakkimine hiliste öötundideni. Aga tänaseks ma võin öelda, et meie suurim hirm, mis oli see, et kas midagi võib maha jääda, õnneks ei pidanud paika ja me saime selle kõigega hakkama. Eat pasta, right pasta! Ui! Ja siit saabusidki viimased 2 suksud Tallinnast, Andreku ja Grete suksud. Pruun on minu oma, jah? Tuu jääb siia või? Ei, see läheb krasi. Anema, kas sa tuled ka Hispaaniasse või? Ei tule. Miks sa ei tule? Oh, jumal. Miks? Ma Soe olen ilm? tolle mere ääres olnud, tolle Londoni ja too kõik mere äär on üks käidud. Igav või? 2 nädalat olime. Tuled süüa tegema ja krossi sõitma. Vopsi! noored jalad. 84. 3. Käes on siis kolmapäev, 12. veebruar ja oleme omadega siinmaal, et asjad on peal. Buss on seal, käru on seal, kõik stuff on peal ja käisime hommikul kaalu peal ja kaal oli lõhki. Ühesõnaga, nüüd me siin Martin Orgundis nii pikaks need asjad, et nii pikale need asjad, et või isegi ei saa tegelikult aru. Ma olen nii magamata, ma ei saa mitte midagi aru. Pea on lihtsalt huugab otsas ja kas kõik on kaasas, blablabla ja nüüd see Orgund veel ja et ühesõnaga mingi Orgund ja plaan olemas. Loodame, et kõik läheb hästi. Nii, autojuhid, viimased sõnad Eesti raadiosse. Eesti raadiosse. Jah, Esimesed sõnad ikka. esimesed ja viimased enne laupäeva. Me teeme ära. Jah. Vabad. Kõigepealt lähme Tallinnasse koormat ümber laadima, sest et olime nii... Entusiastlikud. Jah, et Kõik läheb peale. Suur buss, tegelikult on kaal nii lõhki, et läheb osa veoautoga. Jääb ise maha, on ja? Jah, ja nii ongi. Et Tallinn, siis juba Läti, Leedu, Poola. Ja homme samal ajal oleme Saksas. Hiljem. Ja nüüd jõuame ülem, jah. Mõne tund. Ühesõnaga, hoiame ühendust ja loodetavasti jõuame laupäevaks kõik kohale. Meie jõuame lennukiga kindlasti, eks me jääme ootama neid siis. Davai. Teeme ära. Teeme ära. Ui! No nii, otsapidi oleme Poolas. Teeme väiksed rehvirõhu kontrollid. Vanker tuleb, Gert puldis, hommikul kell 8. Ma sain siin tund aega magada vahepeal. Gert tegi tulasõitu, tere hommikut! Kolleega! Vaatame see rehvirõhk, see tagumine tundub siuke imelik veits. Äkki. No, driver. 4. Jep. Aga jah, kohe varsti 400 kilti veel Poolat ja Varssavist läbi, nii et let's go, siin on juba natuke soojem. Aga üldiselt terve tee -10, nii et külmem kui Eestis ja igal pool mujal. Kell on nii vähe ja me stardime. Immigrandid peal, jee! Let's go, Espanja! Ja varsti meil on siin selle asemel +++, korda 2. Halleluja! Oleme jõudnud Riia lennujaama, tähendab, me oleme veel parklas. Nii et kõike võib veel juhtuda, aga me oleme vähemalt Riias
päikseprillid on ees, valmistume, hoiame juba sooja sees, mis meil autost kogunes, et survive ida see 200 meetrit siseoludesse tagasi. Ja siis juba check-in'id, piletid ja padavai minema siit külmast. Nii et let's go! Õiged krossipihvid ikka teavad ka, mis tähendab, noh, hästi lõhnamine krossi higi kõrval on ja. Oi jummal. Andrek seal veel juba hüppab, noh. Meie gäng on siin. Jah, siis pikka vaidlust hinnakate ja muude jabudega me saime kätte oma rendika. Ui! Plaksutage aplaus meile. Aitäh, aitäh. Jätkame sõitu villa poole. Jee! Lase signaali! Ei otsime! Oh my god, nii, siit tuleb väga järsk kurv vasakule nüüd. Mida? Oota. Obadina! Obadi! Halleluja! Väike seal, kõne taga, kell 4 tuleb. Musikesed on siin. Vau! Oh, kui hea lõhnake siin kõik on juba valmis. Oi, jummel. Oi see villa. Kui tavaliselt piltide pealt arvad, et okei, see on kindlasti nagu reaalsuses väiksem, mis ta siin on, siis seekord, vau, kõik olid lihtsalt lummatud sellest villast. Võta ära ka 4 paberid ja tõstin seal. Unistused võivad täituda. Eesmärgid peavad. Keep up the good work. Top 5. Aga vaata siin all peaks üle. Mr. Minidert. Aplaus kõrda! Jaa! Selle paned oma tuppa. See on nagu motivatsiooni allikas sulle. Tüüta! Armastusega, Aigars. Ütle nüüd kaamerasse kodumaale ka midagi. Tänan kodumaad, tänan kõiki meid toetamast. Aitäh. 100%. Kurat, sellega tuled Eesti meistriks küll. Jah. No väga äge, kurat. Kurat, äge, aga sa pead neid külge panema, ma ei oska. Nii. Kus see Aigars siia nüüd on? Kus on Aigars? Tänu kellele meie staff üldse siin on? Need 2 superkangelast siin. Mõlemad näitavad üksteise peal näpuga lihtsalt. See on teamwork, vaata. Ma olin back-up, jah? Jah, ei olnud back-up, mis back-up. Ilma sinuta ei oleks mina saanud hakkama ja ilma minuta ei oleks saanud sina hakkama. Jah,
kõik see siin on teamwork. Nii et heade inimestega tulebki asju ajada. Ja vaadake, bussil tekkisid sõidu peal sponsorid väiksed, minitöör, liigumaali. Oi. Iga klipsudega tagasi ka. Super. Aga kuidas te siis kommenteerite seda 3 rasket päeva? Kas oli seda väärt või? Siin olla hea. On jah? Ma ei tea, kas tagasi seda. Viskame kulli või kirja? Vahetustega et üks koht on vaba Aga tegelikult oli raske. Ikkagi jutiga sõita 16 tundi. Praktselt. Eilne lõpp. Ja üks täisöö magada ja siis jälle edasi lõpuni. Et vahepeal pilt oli selline ees, selline. Aga eks me jõuame teid veel tänada selle kõige Ja, eest. ja prallet tänada teid. Maja oli reaalselt nii suur, et meil läks umbes vist 2 päeva aega, et me ei eksiks enam seal majas ära. Natukene pidime ka vaeva nägema sellega, et keda kuhu paigutada. Et oleks võimalikult loogiline paigutus, näiteks 2 lastega peret paigutasime sinna otse ette tubadesse, et neil oleks siin mõnus olla, väga mõnus. Ja sportlased teisele korrusele, tava siis reisijad alumisele korrusele. Aga tõesti, lõpuks me leidsime ülisuperloogilised lahendused ja kõik olid nende lahendustega ka väga rahul. Ise hoiad hinge kinni. Ma ei hoia. Vaata selle kirjas kas Winnet ja Roll vist. Kas sa nutad märkama? Ei nuta. Natukene ikka ju. Ei nuta. Ma olen suur tüdruk. Mina olen ka sinu. Valmistame õhtusööki. Ojo! On vä? Söök maitseb vä? Väga hea. Head isu siis. Teate seda lauset, et eat pasta, right fasta? Ei teadnud vä? No vot nüüd teate. Esimesel päeval seal villas ärgates tundus see kõik endiselt nagu üks unistuste unenägu. Aga oli aeg hakata tegutsema.
Mina jäin esimesel päeval täiesti koduseks. Nihutasin veel viimased laagri detailid paika, et meil oleks täiesti selge pilt silme ees, kuna, mis päeval, kus, mis me tegema hakkame. Samal ajal minu tublid õpilased võtsid ise selle plaani ette, et minna matkama. Seniks, kuni me tagasi tuleme sealt. Nüüd kui ma filmin, siis tuleb täpselt kõik kalju. Kes matkas, kes käis poes, kes jäi chillima villasse, nautima neid ilusid ja võlusid. Valmis või? Kus sa oled? Ja kes jäi pakkima esimese treenipäeva jaoks. Ja et sõitjaid natukene maa peale tuua, et me ei tulnud siia chillima, grillima ega puhkama, olime valmistanud nende jaoks ette üldfüüsilise kava. Eelkõige soovisin ma tuua nendeni sellised põnevad, lõbusad mängud, mille kaudu siis toimub kõik see üldfüüsiline treening. Polla! Mida? Kuku maha äkki. No, oota. Ei ulatuda, ei ulatu. Kuidas praegu on läinud? Väga hästi. Okay. Kõigil on juba surmahirm suus. Jah. Trennid ees ja mulle see meeldib. Sulle meeldib. Tegelikult see oli nali. Neid harjutusi tehes oli lõbus nii sõitjatel kui ka publikul. See on ausalt täiesti uskumatu, kuidas lapsed teatud harjutusi tehes ei pane isegi tähele, kui raskeid harjutusi nad teevad nii rajal, krossika seljas kui ka üldfüüsilises treeningus. Ja selleks ainukeseks võtmeks ongi see, et tuleb välja mõelda piisavalt huvitavad ja lõbusad harjutused. Peamiselt olid meil siis reaktsiooni- ja tasakaaluharjutused, aga leidus ka süvalihaste harjutusi. Ütle, et sa oled langenud demotoodete ohvriks, ilma seda ütlemata. Ja otse loomulikult laste ja ka noorte see vihatuim osa või siuke ebameeldivaim osa spordist ehk siis venitused. Pidasin neile päris palju moraale selle kohta, et miks on venitused ülitähtsad. Ja sain ka täiesti rajalt trenni andes neile tuua ehtsaid näiteid, miks keegi saab võtta näiteks seda asendit sisse või toda asendit sisse. Ja oligi vastus, aga sa ei venita ju, sa ei näe vaeva sellega ju. Nii et jah, päris paljud said sellest siis lõppude lõpuks ka aru. Esimese üldfüüsilise treeningu kohta olid kõik väga super tublid. Mis te tüdrukud teete õhtust kätetrenni või? Trenni kaasa. Jaa, väga õige. Teie käed on mahlapress, jah? Nii tublid. Teeme hommikuks mahla. Väga hea. Värsked apelsinid omast aiast. Mõnus. Ja selline saigi siis Hispaania treeninglaagri esimene osa. Aitäh kõigile vaatajatele, kohtume juba järgmises osas.